tere veinisõbrad! Olete ehk jõudnud vahetevahel poodi veiniriiulu ette ja jäänud nõutult seisma ja ei teagi, mida võtta, mida jätta, mis maitseb, mis mitte. Minu nimi on Kristjan Marquis, olen sommelier ja aitan teil täna veini valida. Suvel ja ka üldiselt on alati põhjust rääkida vahuveinidest. Ja vahuveinides ja šampanjades on kolm põhilist toodet, ongi šampanja, kaava ja prosecco. Veinisõbrale on tihtipeale segadusse ajav need terminid, mis on pudelite peal, et milline neist on nüüd see kuivem ja milline on magusam. Vahuveinide kuningaks peetakse šampanjat, mis on pannud aluse tervele kultuurile ja tänaseks päevaks on see levinud üle maailma, kui on üks tõusvamaid veinitrende. Kaavatähistused ja šampanjatähistused kuivusastmetele on samad. Ehk siis on sildi peal prutt, mis tähendab seda, et tegu on suhteliselt kuiva vahuveiniga, kus on jääksuhkru maht lubatud kuni 12 grammi ja on siis juba tunduvalt magusam variant on sekk, mis peaks tähendama kuiva, kuid suhkrut on lubatud juba kuni 35 grammi veini kohta. Inimesed, kellele meeldib natukene magusam vahuvein, peaks otsima vahuveine, mille peale on märgitud siis semisweet või sweet, mis näitab, et suhkrut on juba üle 35 grammi liitri kohta ja annavad siis sihukese mõnusa magusa elamuse. Järgmine termin, mis võib natuke segadusse ajab, on extra dry. Meie tihtipeale mõtleme, et tegemist on eriti kuiva veiniga, kuid tegemist on magusama veiniga, kui on prutt, kus on siis jääksuhkru maht juba 17 grammi. Tegemist on tunduvalt puuviljasema ja kergema vahuveiniga. Vahuveini kuivusastmetelt on kõige kuivem prutt natuur, kus ei ole siis peale käärimist mitte mingit suhkrut juurde pandud. Kuid kõige rohkem on levinud vahuvein terminiga prutt. Vahuveine valmistatakse mitmetest erinevatest viinamarjadest. Šampanja puhul me räägime Chardonnay'st, Pinot Noir'ist ja Pinot Meunier'ist. Kaava viinamarjad on traditsionaalselt hoopis teistsugused. On Xarello, Macabeo ja Parellada, mis on kohalikud heledad sordid, mis sobivad vahuveini valmistamiseks. Vahuveinidel näidatakse viinamarjade stiili vahetevahel ka terminitega. Näiteks siin pudeli peal on kirjas Blanc de Blanc, mis tähendab seda, et vein on valmistatud ainult valgetest viinamarjadest. Juhul, kui sildi peal kirjas Blanc de Noir, siis oleks vein valmistatud ainult tumedatest viinamarjadest. Kaava kui selline pakub meil alati natukene soodsamalt alternatiivi vahuveinidele. Antud hetkel kaava hinnad on väga sõbralikud seoses majandusliku olukorraga Hispaanias ja see teeb ainult rõõmu meie veinitarbijale. Antud juhul on tegu siis Codorniu veinimajaga, mis on vanim kaava tootja, kes pani ka aluse kaava tootmisele üldse 9. sajandi teises pooles. Proseccode peal on kahte viisi terminid, mille peale märgitud on frizzante ja spumante. Frizzante puhul on tegemist tunduvalt lihtsama proseccoga. Neile ei märgita isegi peale tema kuivusastet, on lihtsalt frizzante, mis näitab seda, et tegemist on siis poolmagusa stiiliga vahuveiniga. Kvaliteetsemad proseccod on märgitud alati spumantena ja juhul, kui on spumante, siis ei pea seda peale märkima, et see on juba proseccode kõrgem aste. Vahuveinid on alati olnud sümboolsed tervitusjoogid, millega alustatakse õhtusööke ja pidulikke sündmuseid. Vahuveine serveeritakse jahedalt, kuid tihtipeale liiga jahedalt. Magusamad vahuveinid võiks olla serveeritud tõesti külmkapi temperatuuril 5-6 kraadi juures. Proseccot soovib väga hästi nautida iseseisvalt, iseseisva joogina. Prosecco on selles suhtes võitnud meie rahva südame just sellepärast, et ta on kergem ja puuviljasem stiil, kuid väga paljud eelistavad siiski natukene kuivemat ja täilisemat stiili ja siis soovitaks valida juba kaava või šampanja vahel. Kaava on ka väga hea saatja erinevatele toitudele, näiteks mereannid, toored kalad, küpsetatud kalad, värsked salatid ja muidugi kindlasti Hispaania kultuuri osa tapased ehk siis erinevad suupistud. Šampanjat peetakse ideaalseks mereandide kaaslaseks. Austrid, krevetid, homaarid, erinevad karbilised, kuid šampanja on ka selline jook, mida saab juba nautida erinevate pearoogadega. Isegi olen proovinud lambalihaga roosat šampanjat ja oli fantastiline elamus. Vahuveine on igas stiilis ja igaüks teeb omale oma ja soovin teile häid veininaudinguid ja tarbime mõõdukalt, et koguda paremaid elamusi.